Kallid kuulajad, meil ei ole aega, see on suvariik. See on suvariik, väga kiirelt, tere, tšau, Märt Belkin olen mina. Kuidas su nädal läinud on? Kuule, mul nädal on läinud väga hästi, ma olen istunud FL stuudios, ma tean süntesaatorite kohta nüüd nii mõndagi. Kui te tahate meid toetada, siis Patreonis tulevad kohe 2 uut osa välja, milles ühes ma räägin sellest, kuidas Edgar Savisaar juhib uisuliitu ja seetõttu käis Šveitsis. Ja teises Märt Belkin räägib sellest, mis juhtus Sirbis aastal 2013 ja kuidas sellega on seotud Marek Blink. Oli õige nimi? Blint. Marek, jah, kes ei ole Märt Belkin. Me just lindistasime Patreonid ära, need on väga lõbusad ja need võtsid kõik meie aja, nii et sina oled FL stuudios olnud. Ja ma olen syntesaatoreid teinud ja väga midagi muud ei ole teinud, tööd olen ka teinud võib-olla, aga ja sina, kuidas sinu nädal on läinud? Mitte midagi pole juhtunud. Üldse null sündmust või? Null sündmust, jah. Ain, kuule? Jah. Aga mis sulle aukartus tekitab? No jah. See on siis viide TikTok'i. Jah. Seal oli Vilja Kiisler intervjuus Urmas Reinsaluga küsis, mis tekitab teile aukartust. Ja siis Urmas Reinsalu vastas täpselt samamoodi nagu Ain Vaida praegu. Aga mina tegin mida ta vastas, seda ma ei tea, seepärast, et TikTok sai läbi ja ma ei tööta ajakirjandus, nii et ma ei loe uudiseid praegu ja ma ei tea, ma ei vaadanud Intekat ennast, ma ei tea, mis ta vastas. Me keegi ei tea, mis ta vastas. Üks teine TikTok on ka selline, kus on see paus ja siis seal näitab Parvel Pruunsilla pilti, Margus Linnamäe pilti, Riina Solmani pilti. Keegi nagu remixid nagu. See on väga populaarne TikToki materjal. Me saame ju pakkuda, mis on aukartust äratav Urmas Reinsalule. Ja ma oleksingi pakkunud Parvel Pruunsilda ja Riina Solmanit, aga keegi selle Parvel Pruunsild ja Riina Solman. Keegi selle nalja juba ära teinud. Ma nägin ka mingit toredat YouTube'i videot, kus on võetud Lord of the Ringsi see koht, kus need vanad puud, entid otsustavad. Ja siis 2 kääbikut küsivad, et kas te olete nüüd otsustanud, siis nad ütlevad, et Isamaa võtab oma aega ikka, et oota noor linnapea kandidaat Jevgeni, et ma olen praegu neid alles teie nimesid tutvustanud oma sõpradele teistele puudele. Et see oli ka äärmiselt vaimukas, sest Isamaa endiselt vaagib, võiks öelda selle kohta. Kõik poliitikud on esimese stuudio täis rääkinud sellest, kuidas Isamaa otsustab. Kuule, räägi mulle, mis situatsioon see Tallinnas poliitikaga on üldse. Ma olen veetnud aega tõesti. Tallinna spetsiifiliselt, ma absoluutselt ei tea, mis koalitsiooniga tal toimub. Ma võin sulle rääkida samas väga palju. Ma võin sulle rääkida sellest olulist teadmist, et firma Roland, Jaapani firma muide, 80 teatavasti tegi syntesaatori ja nad tegid syntesaatori TB303, TB oli vist nimi. Ja see oli hästi halb ja selle nagu heli kvaliteet oli kehv. Ja justkui. Ja siis see ei osutunud eriti populaarseks, aga kuna ta oli väga odav, siis elektroonilised muusikud ostsid neid kokku ja sealt sündis literally genre acid house, sellepärast, et tal on see et ta nagu tegi see syntesaator. Ja sealt tekkis sound, acidi sound sellest syntesaatorist. Hästi palju elektroonilise muusika ajaloost on nagu sellist, et mingi produkt umbes kukkus läbi või midagi muud sarnast ja siis inimesed said odavalt vaata kätte. Ja. Mina oleks arvanud, et see tekkis nagu droogidest, aga... Acid on see twang ja see kõlab nagu... Et ma arvasin, et see on mingi droogi vihje lihtsalt nagu... Aga ta ei ole. Ta on jah sellele twang või see acid sound nagu happeline bass osa. Et mis siis Tallinnas toimub? Vaata tead, kuidas, kui sa tahad kellegagi lähemalt tuttavaks saada, siis sa küsid neilt 15 maailmavaatelist küsimust. Ja siis, kui hästi läheb, siis nemad vastuseks küsivad ka sinult 15 maailmavaatelist küsimust. Ja siis te võrdlete oma vastuseid ja otsustate, kas te saate kokku või ei saa. See on siuke tänapäeva Tinder. Kunagi sain käia Stephen Colbert'i saate algasalvestusele, siis see oli selline osa, kus nad teise saate jaoks salvestasid intervjuud John Oliveriga. See oli mega naljakas
ja nad tegid reaalsuses seda mingi pool tundi ja reaalselt nad lõikasid kokku sellest 5-minutise klippi, aga nad tegid teineteisele first date question'id. No võt. Ja sest nad said aru, et umbes nad on kogu aeg koos töötanud, aga see oli umbes see priming story, aga et nad ei ole head sõbrad, siis nad teevad first date'i ja šampanjad olid ja värgid-särgid. Ja põhimõtteliselt sama asi on Keskerakonna ja Isamaaga ka ikkagi. Jaa, sest nad vastasid üksteise küsimustele. Pilgutasid silma, aga nad ei ole veel kohtunud, nad ei ole kokku saanud. Seda tunnistas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart esimesest stuudiost, ütles, et neil on olnud küll telefonikõne, aga nad ei ole veel kohtumist kokku leppinud. Ehk siis mina ütleks, et Isamaa on klassikaline fuckboy, kasutades õiget deitimisterminoloogiat. Klassikaline fuckboy, kes räägib kõigiga korraga ja ega tegelikult midagi ära ei otsusta ja siis, kui on aeg leppida kohtumine kokku, siis ütleb, et tead, ma täna ei jõua. Mul praegu pole aega. Tead, mõne aja pärast vaatan uuesti, praegu on jube kiired ajad. On see, mis Isamaa praegu teeb, aga nüüd ta on vaikselt hakanud kohtuma ükshaaval kõigiga, ta on sotsidega kohtunud ja parempoolsetega kohtunud, aga ma ei tea, kas on kohtutud juba ka Keski ja selle Reformierakonnaga. Ja sul läks meelest ära, mis selle partei nimi on. Mul läks reaalselt Reformierakond meelest ära ja see näitab küll paradigma muutust, et ma unustasin ära Reformierakonna ja täiesti, ma ei teinud seda meelega, see ei olnud for show, see ei olnud nagu eputamine või midagi, mul lihtsalt läks meelest ära, et Reformierakond eksisteerib ja vaat see on see Eesti, mida ma olen oodanud. Et Reformierakond ei ole default mõte, kui sa mõtled poliitikast. See on väga huvitav. Ja nüüd siis olukord on, et nad fuckboivad ja olukorda ei ole, ütleme nii. Ja elame selles teadmises edasi. Ma kuulasin just eelmist rahva oma kaitset. Ehk siis teisipäevast rahva oma kaitset ja nad olid selle lindistanud eelmine neljapäev. Ja nad ütlesid, et et see tuleb teisipäeval välja, aga me praegu räägime, mis praegune olukord on. Ja tollel hetkel ei olnud mitte midagi muutunud ja endiselt ei ole veel isegi võrreldes selle teisipäevase saatega, mis nemad olid lindistanud neljapäeval. Mul on tunne, et mingeid suuri muutusi ei ole ka nagu siiani. Ja 30 minutit pärast seda, kui me oleme saate ära lõpetanud, siis tuleb koalitsioon on koos. Tead, et tegelikult tuleb Vabaduspartei tuleb koos põllumeeste koguga tuleb ja teeb tegelikult ise linnavalitsuse. Ja see võt ei tea ja ei usu. Jaa. Aga jah, see on lühike, kiire ülevaade. Aga ajad on muutumas ja tead, ma tuttusin hiljuti Eesti sisulooja, kõige tuntuma YouTuberi, TikTokeri Maria Rannaväli tegevusega. Ta on 22-aastane, ta kunagi alustas noorena, 14-aastasena YouTube'imist aga ta on viimasel ajal teinud hästi palju poliitilist content ja sellist asja, ta on ajakirjandust õppinud ka. Ja Eesti Naises oli intervjuu ka temaga, kus ta räägib, ja Eesti Naises on kirjas, et kui ta räägib sellest, kuidas ta käis, see on siis Maria Rannaväli, kuidas ta käis valimisõhtutil ja intervjueeris erakonda teisi numbreid, muutub tema hääl korraks ametlikumaks. Ma olen ise väga teadlik, et see valdkond on minu jaoks uus, ütleb ta. Pidin endale sisestama, et kui mulle öeldi jah, siis põhjusega, ma saan sellega hakkama. Ja ta ütleb, et ei tal öeldi jah, sest tal on vaatajad. Jah. Aitan. Ta ütleb, et valimiste õhtult oli tal esimest korda olla samas pressiruumis koos kogenud poliitikute ajakirjanikega. Seal oli tunne, et ma ei pea tõestama end mitte ainult sisuloojana, vaid ka noore naisena, ütleb ta. Aga see, et Mihhail Kõlvart andis oma esimese kommentaari just mulle, mitte suurtele telekanalitele, oli minu jaoks väga eriline. Mitte sellepärast, et sain ta esimesena kätte, vaid tundsin, et noori võeti tõsiselt. Tundsin, et ei esinda seal mitte ainult ennast, vaid kõiki noori, kes tahavad oma häält kuuldavaks teha. Ja siis ongi, me elame selles huvitaval ajal, et Keskerakond selle peale kirjutas TikTokis. Keskerakond TikTokis. Aitäh, Maria Rannaväli! On igati tänuväärne, et noored tunnevad huvi poliitika ja ühiskonnas toime vastu. Maria Rannaväli, Eesti Keskerakond on koostööks valmis. Vaata reportaaži Keskerakonna valimispeolt siit. Ja kutse tantsule või? No just, jah. Koostööks valmis. See on see koht, kus Urmas Reinsalu tahaks olla Maria Rannaväli. Mingis mõttes, et ollakse koostööks valmis, vaata. Teda kutsutakse.
või no ei, Urmas Reinsalu, ei vastupidi, tegelikult on vastupidi ja. Sain aru ise ka, tegelikult on vastupidi, aga ma peaaegu tinistasin suora praegu. Ma olin peaaegu nõus suga, ja aitäh meie püsikuulajale AP-le, kes selgitas mulle sellest, et kuidas on seotud Maria Rannaväli TikTokid ja Keskerakond. Mul on väga palju häid selles mõttes TikToki contentiga, ma olen nüüd hästi uusis. Täitmata nišš meil tegelikult, sest poliitilised TikTokid meil on asi, millest ma tavaliselt väga palju kirjuta, aga Keskerakond on nähtavasti väga aktiivne TikTokis. Hirmus asi. Ma olen ikka aeg-ajalt vaatan TikToki ja see on ikka tüütu. Tere TikTok. Mulle nagu ei meeldi lühivormis sotsiaalmeedia tegelikult, see on mu probleem, et mul on tunne, et see on liiga kiire, ma olen ärev inimene pärast seda, ma seepärast nagu ise ei scrolli igapäevaselt Reels'e ja TikToki, aga ma saan aru, et see on tulevik ja tegelikult see Rannaväli ja kõik ülejäänud tegelikult tegid väga mitmed erinevad influencerid tegid ju päris palju valimistega seotud siis nagu contenti või noh, mingit sisu või mingit nagu mõtisklust, osad Isamaa reaalselt ostis TikTokeritelt asju, kus nad kirjutasid juurde #koostöö, #Isamaa ja seekord nendel valimistel mulle meeldib olla koduomanik ja valida valitsuse vastu ja mingit siukest pläma onju, mis on sure, whatever onju. Aga need Maria Rannaväli kajastused olid tõesti väga head ja päriselt on nagu see koht ka, kus ajakirjandusel tuleb endale nagu sisse vaadata, sellepärast et need olid head analüüsid, ta selgitab väga hästi lahti, väga nagu mõistlikult ja tõesti ta tegi igasuguseid intervjuusid ja muud sellist sarnast asja nagu. Ta on lihtsalt formaat, mida lihtsalt ajakirjanduses ei saa tegema hakata niimoodi, või saab, aga seda ei vaadata nagu 100 000 korda, sest sa ei ole aastaid seda ehitanud. No explainerid on väga oluline osa, et lihtsalt, et see sihtrühm, kus ta jõuab, on nagu teine kui klassikaliselt Delfi TV-l või mis iganes, vaata. No see on formaadi ja kanali küsimus, aga see koht, kus sa peadki selgitama kogu aeg, et see, kui sa kirjutad lugusid, siis tähelepanu turg on lihtsalt selline, et ka lugejale peab olema mingi selge põhjus, miks sa kirjutad lugu ja sa pead silmas hoidma lugejat lihtsalt. Lugeja on kõige olulisem. Või vaataja või kuulaja või kes iganes. Tere kuulajad. Te olete väga tähtsad. Kas ma võin tuua meieni järjekordse varguse Tallinna linnast? No loomulikult, jah. Video. Sisejuurdlus paljastas, kuidas linna ettevõttes aastaid süsteemselt varastati. Kirjutab Taigar Väärtmaa. Ja mulle meeldib lihtsalt selle liidi, mulle meeldib see liid, sest see... Varastame linnasüsteemist, Sest Delfi ärilehes ei kasutata tavaliselt sellist sõnastust, see on kroonika sõnastus äriuudisele. Täna avalikustatud Tallinna linna sisekontrollis šokeeriv raport paljastas aktsiaseltsi Tallinna Arendused endine Tallinna turud hallatavatel turgudel aastaid kestnud süsteemse varguse ja korruptsiooni mustri. Enneolematu turgudel petetakse. See ka. Tallinna turgudel, mis on seotud ülipaljude ka korruptsiooniskandaalidega. Aga ei, see on hea lugu. Mulle meeldib lihtsalt sõnastus šokeeriv raport paljastas, et see on nagu hästi siuke kroonikalik, siuke paljastus. Ja seal on veits ka see, et sa üritad natuke kirjutada ka nagu Ekspress, aga Ekspress ei ütleks šokeeriv paljastus, sest Ekspress ei ütle, kuidas sa pead ennast tundma. Ta ütleb, et Ekspress tõenäoliselt sõnastaks selle näiteks niimoodi, et võimukoridore raputanud raport või midagi sellest. Põhimõtteliselt, mis siis juhtus, on see, et nagu klassikaline vargus tuleb ikka välja siis, kui struktuuri muudetakse, onju. Hakati kokku panema Tallinna turge Tallinna arenduste alla, whatever, see ei tähenda mitte midagi peale selle, et lihtsalt juhtimise struktuuri muudetakse. Ja raport viitab siis aastaid toiminud mustrile, kus siis nagu raha omastati. Väidetavalt oli selle kohta tulnud ka mingi vihje, aga siis väidetakse, et vihjet ei tulnud ja nii edasi, aga see üldse ei loe. Uuriti siis mitu kuud uuris sisekontroll seda asja ja selgitati välja, et pisteline kontroll paljastas 10 juhtumeid, kus turul on müügiluba, et mitu päeva sa müüa tohid, kus müügiluba oli vormistatud alles pärast müügiperioodi algust või isegi lõppu. Selge märk reeglite rikkumisest. Kõige kaalukamad tõendid saadi aga siis, kui avastati vähemalt 17 juhtumit, kus loa andmeid oli pärast selle printimist ja kauplejale andmist tagantjärele muudetud, vähendades kas leti suurust või kauplemisaega.
mis see siis tähendab, on see, et sa leti suuruse eest maksad mingit kindlat hinda. Stiilis 2 ruutmeetrit maksab 4 krooni ja 6 ruutmeetrit 10 krooni. Ja kui sa ostad endale 6 ruutu 10 krooni, aga tema pärast annab sulle pileti välja ja pärast kannab sisse 2 ruutu 4 krooni, siis 6 krooni läks tasku, vaata. Geniaalne Daylight Robbery, lihtsalt vargus. Riisumine. Mul muusika on teema seepärast, et kui sa hakkasid vaata rääkima, mul hakkas see Black Rocketi lugu Engelbert, Värgi mingi üle tee, mis iganes selle päris nimi on kummitama, kus on see kukeseen 3 krooni, kuivatatud kukeseen 5 krooni, kuivatatud kukk 10 krooni. Kõik kaubad on saadaval eelmainitud kohtades eelmainitud hindadega. No, teadmata on ainult, kus on Engelbert. Ma ei ole kindla, kuidas täpne lürik on, aga igatahes hea. Seal oli ka teadmata see, et kus on see nii-öelda Engelbert, ehk siis mis tegelikult toimus. Ja siis nad käisid reaalselt turgudel vaatamas ja siis oligi niimoodi, et selles süsteemis oli kirjas, et need platsid peaksid olema vabad, aga ilmselgelt letid olid kartulit ja kaalikat täis ja müüdi nagu rõõmsalt, on ju. Mis on siis lihtsalt pettus ja siis nad võtsid ühelt müüjalt tema selle müügiloa ja vaatasid, et ilmselgelt see, mis on sisse kantud, ei matchi sellega, mis ta meile andis, on ju. Mis tähendab seda, ja kaupleja maksis oma müügiloa eest sularahas. Mida on nagu nii lihtne, et kohe, kui sul tuleb keegi sularahaga, siis sa kirjutad veitsa väiksemad numbrid ja paned selle ülejäänu tasku ja lähed rõõmsalt minema. Lihtsalt vargus. See on uskumatu, et tänapäeval saab lihtsalt varastada. Amazing. Jah, see Tallinna turgude teema on mõningaid neid linnaettevõtteid, millega on jah raske. No ta nüüd pakitigi kokku ja juht lasti lahti nagu mõned ajad tagasi ja siis nüüd pärast seda, kui juht lahti lasti, kõigepealt tuli vihje, siis lasti juht lahti ja siis sisekontroll vaatas üle ja siis selgus, et nagu süsteemne vargus lihtsalt. Ja vot ei teagi, mis see lõplik, ei tea, mis on lõplik rahakadu, ei tea, mis on nagu, ei tea, kas üldse keegi jääbki süüdi või see on sisekontroll hetkel, et praegu pole veel nagu, praegu ei ole veel kohus kuskil otsustamas, mis juhtus, on ju. Vot nii, see oli minu lugu Tallinna vargusest. Jaa, lugu ühest teisest, ebaselge kas vargusest või midagi sellist. See on siis 30. oktoobril kirjutas Äripäevas, kirjutab Marge Ugesene. Eesti 200 poliitika tantsutreener Ivo Kapet jäi äripartnerile suurelt võlgu, päädis see lugu sendituks muutunud ettevõtte firmamatti ja kriminaalasjaga. Kapet on rahaga minema jooksnud, ütleb kuuekohalist summat mitu aastat jahtinud, oled küll sisse logitud, kuid sul pole hetkel kehtivat tellimust, edasi lugemiseks vormista tellimus. Sul oli sama mure, mis mulle. Ja, aga ühesõnaga Marge Ugesene Äripäevas kirjutab sellest, et Eesti 200 poliitika tantsutreener Ivo Kapet jäi äripartnerile 200 000 eurot võlgu ja asi päädis kriminaalmenetlusega. Ehk see, et kohus otsustaski, et Kapet on oma endisele äripartnerile Ürgo Tikerpuule, mis on awesome nimi by the way, võlgu 200 000 eurot ja Boks uurib siis, et kas Kapet kantis ettevõttest raha välja ja lasi ettevõtte pankrotti, et võlga mitte tagasi maksta. Aga asi on siis selles, et vaata praegu on meil ikka koalitsioon on selline, nagu ta on. Ehk siis Eesti 200 on praegu veel seni olnud, enam varsti ei ole, Tallinna linnavolikogus. Ja ta oli seal fraktsiooni esimees ka. Okay. Ja lisaks ta esindab erakondade rahastamise järelevalve komisjonis. Okay, see on naljakas. ERJK-s. No jaa, aga ega tema ei ajanud erakonna raha põhja, tema ja see ettevõtte raha põhja. Spetsialistid peavad asjadega tegelema ikkagi ju. No ta on ikkagi erakonnale ei läinud ka hästi Tallinnas raha kulutamisega ausalt öeldes, nii et... Ja... Mees teab, kuidas 200 000 ära kaotada. Muide, sellest rahade asjadest, sellest me peame ka rääkima. Mõne aja pärast me räägime kõigepealt Kapetist ära, ega seal ei olegi väga midagi rääkida. Ühesõnaga hea, spetsialist on palgatud ERJK-sse. Kõigepealt lasi enda firma põhja ja siis vaatas, kuhu veel panna saab. Ja Delfis Kelly Teidla reporter on võtnud selle teema ette ja ta kirjutab ka toredasti. Erakonna esimees Kristjan Kallas ja Tallinna piirkonna juht Aleksei Jašin polnud Kapeti juhtumiga esialgu kursis ega osanud seisukohta võtta. See on kindlasti probleem, sõnas Jašin esialgu ja lisas, et juhatus on teemat tänase jooksul kirjavahetuses puudutanud ja asjaolusid pidavat arutama korralisel juhatuse koosolekul tulevalt teisipäeval.
Mõni hetk pärast Delfi toimetusega suhtlemist võttis Yashin taas ühendust ning selgitas, et viis enda asjaoludega kurssi ning tema hinnangul pole seesugune tegevus siiski absoluutselt aktsepteeritav. Kõik need kohad, kus ta on esindatud, need on vaja ümber vaadata, sõnas ta ja lisas, et kavatseb Kapetiga rääkida niipea, kui temaga ühendust saab. Tal ei olegi kuskil esindatud olla. Just nii. Yashini sõnul ei tohiks Tallinna volikogu fraktsiooni juhi küsimus probleeme tekitada, sest järgmisel volikogu istungil pole Eesti 200 enam seal fraktsiooni. See laheneb iseenesest, märkis ta. Pole fraktsiooni, pole probleemi või? Jah. Pole fraktsiooni, pole probleemi. See me osa pealkiri on olemas. Tallinna juhatuse liikme koha osas plaanib Yashin piirkonna juhina Kapetiga eraldi rääkida ning tema soovitus on, et Kapet oma positsioonist loobuks. Ja erakond arutab ka Kapeti liikmestaatuse üle. Aga samas, kui ta oskab nii hästi nagu asja kokku pakkida, võib-olla ongi mõistlik jätta alles tööle. Las pakib selle piirkonnaga kokku ja... Võiks seda juhatusse valida, siis on kedagi, kellele raha tagasi. Eesti 200. Täpsemini Hendrik Terras. Kas me rääkisime sellest, et Hendrik Terras tegi enda kampaaniat? Ja ma ei tea. Me rääkisime, ma näitasin küll seda postkaarti ja värki, eks ju. Aga seal oli see vaata, et Terras tegi kampaaniat nagu enda nime all. See oli neil täitsa teadlik strateegiline valik. Mina ütlesin, et ma lugesin kuskilt, et ta pani mingis ühes kuus internetti umbes 11 või 12 000 ja siis ütlesin selle peale, et järelikult kogu kampaania maksab 30,000–50 000. Ja tead mis? Ja Madis Hindre suurepärane lugu Eesti Ekspressis Eesti 200-st. Sealt tuleb välja see, et ma loodan, et see tuleb sealt. Tuleb küll ja 51 300 eurot umbes andis Helenius. Just, Helenius andis talle 51 000 eurot. Selleks, et ta saaks teha kampaaniat. Ta andis 10 tonni erakonnale ja põhimõtteliselt 40 000 pani enda kampaaniasse. Ehk siis mul oli täiesti, ma panin nagu... solid ikka tean ikka seda Hendrik Terrase kampaaniat. Ja sa ikkagi oled spetsialist, vaata. Vaatan otsa, ütlen 40 tonni. No. Ja ma ei ole mitte kampaania spetsialist, vaid ma olen ikkagi suur sponsorite spetsialist. Ma tean, kuidas Helenius mõtleb. Ei. Lihtsalt tunne oli siuke. Vaadates. Suusponsorid Urmas Sõõrumaa. Kui sa tahad, et podcast See on suvariik räägiks sellest, kui hea on Urmas Sõõrumaa, palun anna raha. Ma tegelikult ei räägiks. Ära anna raha Urmas Sõõrumaa. Või Patreoni võid ikka tellida. Me võime arutada sellest, kus see piir on. Mitte nagu praegu, aga nagu üleüldiselt võime arutada sellest. Meil ei ole ühtegi sponsorist kunagi olnud. Mis hetkest saaks öelda, et Urmas Sõõrumaal on hea äri nagu? Palju see väärt oleks? Aga väga palju, ma arvan. Aga see selleks. Jah, no ma ei tea, energiaväljad võiks ikka korda saada vähemasti. Ja, keegi peaks selle kuradi stuudio ikkagi ära pühitsema. Siin on ilmselgelt halb aura. Siin õllelõhn on... Tead, ma ei tea, kas see on nagu õllelõhn või see on lihtsalt nagu juhtub kõikide podcasti stuudiotega. Sest nendel inimestel, kes siin käib, neil ei ole õlle jaoks ka raha, mul on tunne nagu. Ja. Ma ei tea, mis see on isegi nagu, see on nagu masenda, see on podcasti stuudio, kus ei lõhna nagu kanep. Jaa. Sest raha ei ole kellelgi. Masendab. Vabandust. Anyway, igal juhul Terras pani väga palju... Aga 40 killi oma kampaaniast sa sai umbes 300 häält, 170 eurot per hääl umbes siis ja noh, korralik noh. No jah, ja no on ka... Minu meelest Anette Mäletjärv tegi umbes 100 eurot tellis pastakaid ja ma ei tea, kas ta neid üldse jagas. Ja noh, näed, mis ta sai ikka palju hääli, ma ei mäleta mitu, aga rohkem kui... Üle 500. Rohkem kui Terras. Kusjuures oota, ma tahan lugeda sulle ette tsitaadi, mida ütles... Me räägime tegelikult mingi 2 nädalat vanast loost, on ju, aga see on fine. Selles samas loos Helenius ütles, miks ta siis raha annab ja miks ta toetab, on ju. See oli hästi naljakas. Helenius ütles Terrase kohta, ta on tark, ta õpib väga kiiresti ja väljendab ennast hästi. Ta on pikk ja hea välimusega. Ta on Eesti 200 kõige väärtuslikum liige. Ta on pikk ja hea välimusega. Ja ma tahtsin selle peale guugeldada, kui pikk on Helenius, sest äkki see on lihtsalt mingi veider kompleks või nagu, et miks see nagu sul? Ta on pikk. Kuidas see nagu mõjutab? No, ma ei tea, aga see näitab seda, et inimesed on väärtuslikud. Pikkad inimesed on väärtuslikumad, kui lühikesed on. Lihtsalt nii on. Nii on. Sa ei saa teha midagi selle vastu. Ta on Eesti 200 kõige väärtuslikum liige. Kõige väärtuslikum liige. No jah, vaata, sa panid 51 tonni sinna, siis ongi
see ise tekitad selle evaluationi, vaata. Tegelikult üks asi on valimistest ära õiendamata, mis on, vaata kui me olime valimiste õhtul, me olime peal ka, siis tegelikult tänu ajakirjanikule Ekvard Joakitile, kes ka seal oli, aga ma unustasin ära selle lihtsalt. Meil on üks oluline, see, et ma tahtsin teha seda, meil on üks oluline watch tegemata. Nimelt selline huvitav võrdlus on võimalik teha, et keda usaldab Eesti inimene rohkem, kas Aivar Pohlakut või pedofiili. Nimelt seda vist Egvard rääkis. Jõelähtme vallas nimelt kandideeris sotside nimekirjas lookooli pikaaegne õpetaja Allar Reinhold Veelmaa, kellega siis oli tõsine probleem. Ja siis juhtumisi, tähendab, ei ole kuidagi seotud, aga näiteks Saaremaa vallas kandideeris Aivar Pohlak teatavasti valimisliidus. Parim Saaremaa, ikka veel ei tea. Ja mis sa arvad, absoluutarvus, kumba toetati rohkem? Pedofiili või Aivar Pohlakut? Kumb sai kokku rohkem hääli? Absoluutarvudes ma tean kahjuks, ma mäletan vist sellest peost, et üks sai 16 ja üks sai 19 ja Pohlak sai vist 19 või? See on korrektne. Pohlak sai 19 ja pedofiil sai 16. Aga nüüd me peame arvutama. Ja nüüd me peame arvutama seda, et Saaremaa vallas, kus kandideeris Aivar Pohlak, on 26 370 valijat, kehtivaid hääli 14 606. Jõelähtme vallas oli valijaid kokku 5788 ja kehtivaid hääli 3517, see on 10 korda vähem. Nii et suhteliselt on ikkagi pedofiil on 10 korda populaarsem kui Aivar Pohlak. Aga tead, see pedofiil Õhtulehes andis kohutava intervjuu, kus ta selgitab, et kaine peaga ta ei oleks seda teinud. See on see, mis ta õigustab, ta ütleb, et kahtlane on see, et täpselt enne valimisi, mis on nagu, aga ära siis tee. Ära tee ükskõik mis ajal, kas või enne valimisi. Ja teiseks ta ütleb, et kaine peaga ei oleks ta seda teinud. See on kõige sitem võimalik defense ja see on nagu, vaata MeToo skandaal, vabandust, ma lähen natukene astun oma seebikasti peale. Oota, ma korraks ütlen veel vahele, ma ütlen seda ka vahele, et tema sõnul ta ei ole midagi valesti teinud, sest laps oleks võinud ju ema või isa kutsuda ja et ta ei tea, et laps oli alla 16-aastane, see oli lihtsalt ta õpilane, kellele ta siukseid asju ajas. Ja et kaine peaga ei oleks seda teinud. Ja siis ta ütleb, et tegelikult on asi üldse selles, et ta kinkis talle mingi kommikarbi, mille keegi oli talle kinkinud ja ka tema ju ei teadnud, et need kommid südamekujulised olid. Jaa, see on... Astu nüüd oma seebikarbile, see oli mu kokkuvõte. Ei, see pole see mõttes seebikarp, aga lihtsalt nagu neid kõik võimalikke ennast õigustavaid ja nii edasi, neid kaitsestrateegiad me nägime MeToo skandaali ajal ka, kus tegelikult tuli välja see, kui labane, no see on ka, et kui õige see MeToo skandaal selles mõttes oligi just, et sa näed seda, kui absurdsed on need kaitsetaktikad. Et eriti need, ja see konkreetne on Kevin Spacey defense. See on literally see. Kevin Spacey'l oli see, et see oli ammu, ma olin noor ja rumal ja ma ei saanud aru päris, mida ma teen. Ma olin purjus. No ja siin ta ei ütle, et see oli ammu, me ei tea, millal see oli, aga ilmselt ta ütleb, et ma ei ole 10 aastat joonud ja nüüd ma jõin ja siis juhtus. Ja Kevin Spacey ütles ka, et ta ei teadnud, et see inimene oli alaealine ja siis, Kevin Spacey tegi seda ka, et ta siis tuli välja ju sellega, et ta on gei. Ta kasutas nagu kapist välja tulemist relvana. Ja see on lihtsalt tugev Kevin Spacey energia, not in a good way. Ei, see on kole lugu, aga ma rohkem ei peatugi sellele. Ma tahtsin selle nüansi ära mainida, et tegu on kohutava inimesega. sest ta üleüldse oli nõus intervjuud andma, ma ei saa sellest ka aru, et miks sa nagu... Aivar Pohlak näiteks annab väga vähe intervjuust. Aga ta on ka 10 korda vähem populaarne. Ja, see on tõsi, jah. Mis ta siin räägib? Eesti rahvas ei taha teada. Kuule, aga rääkides Aivar Pohlakust, räägime teisest suurest sellest spordimagnaadist ka. Praegu räägivad kõik Mati Alaverist. Ma ei tea, kas oled kursis Mati Alaveri diskursusega, aga Pealtnägija laseb järjest erinevaid Mati Alaveri dokuseriaali osasid välja ja siis samal ajal tuli Mati Alaveri film ja siis kuluaarides
on nad omavahel kogu aeg võidu jooksnud ja nad ei suutnud omavahel kokku leppida, kes millal välja tuleb ja siis see kinofilm tuli napilt enne Pealtnägija dokki välja ja nüüd kõik räägivad Mati Alaverist ja see on minu meelest hästi põnev. Šahmati. Sest mulle meeldib doping. Mulle meeldib doping kontseptsioonina, mitte nagu see, et seda tehakse, vaid just mõte sellest, et miks sa seda teed. Koomiku skandaalne paljastuskool. Mulle meeldib doping. Mulle meeldib see, ma vaatasin kunagi, Netflixis on dokumentaal Ikarus, mis ei ole väga hea dokumentaalina, aga seal mingi tüüp leiab selle Vene põhidopingu arsti üles, ütleb, et tee nüüd minust hea rattur ja siis temast ei saagi kunagi head ratturit, sest doping nagu aitab ainult siis, kui sa juba oled hea, siis ta lükkab su nagu reitsa ülespoole. Ja siis kuskil lehes lugesin mingit lugu sellest ka, et asjad, mis nagu umbes kaadrisse ei jõudnud, aga kuidas mingi selle Schmidti, kes siis oli see Saksa dopinguarst või mis iganes riigist oli, tema mingi assistent läks eestlasi süstima, et võtta verd välja ja siis ringi keerutada, siis tagasi sisse panna, onju. Aga need veenid olid nii läbi, et ta ütles, et ma ei saa siit teha. Ja vaatas teist kätt, ütles, et siit ka ei saa aru, su veenid on nii läbi sellest, et sa oled sportlane. Jep. Ja siis need eestlased helistasid selle Schmidtile, kes siis veenis, et kuulge, veenis neid, et võtke siis kuskilt mujalt, et leidke mingi muu kohta, aga nad ei olnud nõus, nad tahtsid nagu ainult käest on ju või mis iganes. Aga nagu see on ju asi, mida on näha. Aga siis sa mõtled, et nojah, et tegelikult kantaksegi pikkade käistega asju ja et sa ei näe kuskilt süstlauku ka ja see... Et see on nagu rõve asi, mida enda kehaga teha. Just see, kui palju nagu mingid dopingud ja sellised asjad nagu kehasid häbituvad. Ma hiljuti sattusin, üks asju, mida ma veel olen teinud, on see, et ma veits mängisin videomänge jälle, ma hakkasin jälle mängima arvutimängu Küberpunk uuesti üle. Ja seal on Küberpunki maailmas, see on 80-ndatel loodud maailm, eks ju, need on väga 80-ndate energiaga ja seal on üks asju on nii-öelda küberpsühhoos. Ehk siis kui sa paned nendele liiga palju neid igasuguseid küberneetilisi vidinaid, on ju, see on võimalik, et sa lähed lihtsalt psühhootiliseks ja nii edasi. Ja mind huvitas see, et kust kuidas see tekkis see kontseptsioon on ju sellepärast, et Küberpunk 80-ndatel on täiega allegooria lihtsalt sellele ajale. Ja siis ma vaatasingi, et selle maailma looja Mike Pondsmith on selgitanud, et see on, ta kirjutas selle Roid Rage'i järgi, steroidide selle asja järgi, mis oli sellel ajal point vaata, et inimesed võtsid, mehed eriti võtsid steroide, testoka tase läks üles, siis need käitusidki nagu reitsisid põhimõtteliselt enesekontrolli kaotades mingites stressi olukordades, mis on ka nagu hullult räige asi tegelikult. Selles mõttes just, et sa tead, et see juhtub ja sa teed ikka. Ja minu see ongi nagu just see vaimne pool selles, et see peab ju kuidagi su ajule ka mõjuma. Ja see, et seal tekib mingi kinnisideeline, aga ma tahan veel ja veel ja veel, sest see arst, kes keeldus veeni süstimast, on ju, või seda kanüüli panemast, ta ütles ka, et sellised käed ei ole et see ei ole võimalik, kui ta kasutab ainult seda režiimi dopingut, mis me kokku leppisime, et ta peab kuskil veel käima. Mis on nagu see, et sa teed nagu ühe raviplaani jutumärkides kellegagi ja siis sa käid kuskil veel althõlma veel dopingut tegemas, et see, minu meelest see nagu, ta on nagu ajuliselt, ta nagu vaimselt nagu häiritud käitumine, et ta on nagu hästi selline disordered selles mõttes, et ma nagu kujutan ette seda, kus sa nagu vaimselt oled, et seda kõike teha ja see on minu jaoks nagu hästi paeluv ja huvitav ja hästi hirmus, aga ma ei ole vaadanud Kindralit, nii et ma ei tea, mis nad seal tegelikult siis täpselt teevad ja Pealtnägija oma olen esimest näinud, teist ei ole näinud veel. Tead sa, kui palju tead sa, kuidas saksa keeles öeldakse selle tasu kohta, kuidas ta hindab oma tasu, mis ta saab selle eest? Ta ütleb wenig, mis tähendab vähe või zu wenig. Zu wenig. See on veel parem. Saksa keele häälikud on väga keerulised. G on lõpus. Aga saksa keelest rääkimine tõi mulle meelde ka meie püsikuulaja EK, kes on meile vahendanud suurepärast lugu Õhtulehest, mis räägib ka valimistest, aga mitte lihtsalt valimistest, vaid lugu fotomõistatus. Valimiskomisjon nuputas, mida valija värisev käsi sedelile kirjutas. Pusle. Just, ehk siis võltsitud ja rikutud kadunud sedelid, vana hea. See on see tore lugu. Ja just, Priit Pärnapuu on selle kirjutanud Õhtulehes ja Vabariigi valimiskomisjon käsitles siis kaebusid, mis puudutasid pabersedeleid. Näiteks, et kandidaat nägi seal enda numbrit, valimiskomisjoni liikmed hoopis midagi muud. Vaata sedeleid ja nuputa, mis on sinna kirjutatud. Näiteks Setomaa vallas kandideeris Keskerakonna nimekirjas Aleksandr Seven Esse. Keskerakond sai 184 häälega 2 mandaati, Esse jäi 28 häälega nimekirjas 3.
ja teisest kohast lahutas 7 häält. Ja 9 kehtetuks loetud pabersedeli hulgas oli selline, kuhu esse meelest oli valija väriseva käega kirjutanud tema kandidaadi numbri 150. Tegelikult oli lihtsalt joonistatud. Ja siis Setomaa valimiskomisjoni esimehe Martin Sulbi sõnul häälte lugejad ühemõtteliselt aru ei saanud, mis numbriga tegu. Esimene 1 on arusaadav, üleval on veel 1. Polnud aru saada, kas viimase ja eelviimase numbri vahel on veel midagi kirjutatud. Ma nüüd nagu täpsustan, et kui sul on 28 häält, sa ei loe 7 juurde. See on 1/3, sa ei loe 7 juurde niimoodi. See ei tule nagu, see tõenäosus, et kõik need 9 rikutud sedelist 7 on sinu omad, ei ole võimalik. Aga esimene 1 on arusaadav, üleval on veel 1. See meenutab mulle seda vana YouTube'is olnud ka seda tüngakõnet, see teli ja... 1! Oota, mis see number oli nüüd? 1... 1, jah? Ei, 2, 1. 2, 1... Ei, 1, 2. Ja näiteks väga huvitav asi oli Maardus ka. Maardus astus valimistulle valimisliit Maardu hääl, Golos Maardu, eesotsas kohaliku ettevõtja Nikolai Dektarjenkoga. Mandaadi saamiseks tulnud kama peale kokku saada 288 häält, tegelikult kogutega 278. Ehk 10 häält ei puudu. See on päris kurb. Ja nemad ka ei olnud rahul sellega, et osa sedeleid läks loetamatuks. Ja lisaks väitsid 2 kandidaat, et nad käisid valimas, hääletasid enda poolt, kuid said 0 häält. Ja samuti oli segadus häälte arvus. Esimese hooga kandis kohalik valimiskomisjon valimiste infosüsteemi, et 5% künnis jookseb 282 hääle juurest. Ehk Maardu häälel jäänuks mandaadi saamisest puudu üksnes 4 häält. Aga korduslugemisel sai Keskerakonna kandidaat Roman Filipčik koguni 100 häält juurde. Algselt teatatud 180 asemel 280. Ja sellega tõusis ka mandaadi saamiseks vajalik künnis. Vabandust, kuidas nad loevad neid hääli seal? Oota, see ei ole võimalik. Nagu mõtlesin 1/3 juurde saada. Siin on mingi põhjus, on ju. Samuti valimisliidu esindajatele mõistetamatuks Keskerakonna tohutu edu Maardus. Partei sai 74% hääldest ning 95% mandaatidest. Seda ma tean, Just. Nii. Ja Maardu kohaliku valimiskomisjoni esindas valimiskomisjoni istungil selle esimees Julia Saveljeva. Tema sõnul pandi ühes jaoskonnas ümbrikusse sedelid Filipčikile antud häältega. Kokku 152 tükki. Ümbriku peale kirjutati korrektselt 152, aga viga tekkis andmete infosüsteemi kandmisel. Jaoskonna juht kirjutas 152, aga juhuslikult oli lihtsalt ilma numbrita 1, selgitas Saveljeva. See muidugi pole hea, aga kuna jaoskond töötas terve nädala ja esimees iga päev rohkem kui 9 tundi, valimiste päeval rohkem kui 14 tundi, siis minu arvates on viga inimlikult arusaadav. Okei, ta jättis 100 kadus ära. Ja siis 100 häält tuli juurde. Fair enough, see on nagu inimlikult põhjendatav selles mõttes, et siis nagu ma saan aru, sest nagu ma just ütlesin, sa ei loe 7 häält juurde, kui sul on 28, sa ei loe 180, nagu see ei ole võimalik, kui sul ei ole täpselt selline viga, okei. Aga tal oli reaalselt sellised kohad, kus on näiteks, et keegi on kirjutanud 1 ja siis maha kriipsutanud selle ja siis kirjutanud kas kaldkriipsu või 1 ja 89. Ja kohaliku valimiskomisjoni hinnangul pole võimalik aru saada, kas siit tuleb Dektarjenko kandidaadi number 189 kokku või mitte. Ja siis on veel mingisugune hääl, kus paistab esimene number on kindlasti 1 ja viimane 9, aga keskmise puhul oleks Maardu häälele tulnud kasulik, kui see oleks 9, aga võib-olla on see ka 2 või 3. Ja nii edasi. Ja 4. juhul on kasti kirjutatud 1190 ja seda ei olnud, kuigi Dektarjenkol oli 190. Ma räägin, nagu e-hääletamine on nii palju kindlam. Kui su käsi väriseb, kui sa oled paanikas või läheb meelest, e-hääleta. Jah, mina tegin seda, minu kandidaat sai mandaadi. See on okei. Sama. Ja räägiks sulle ka kiire ülevaate Pärnust. Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis Pärnus tekkis süge mastaapne viisikliit Reformierakonna vastu. Appi tõttab stiilne viisik, see oli kunagi mingi see sari. Appi tõttab stiilne viisik koosluses EKRE, Keskerakond, parempoolsed, valimisliit, südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Ja mis geniaalse lahenduse nad tegid, peamiselt südamega Pärnu juhile geniaalse lahenduse. Nad tegid niimoodi, et linnapeaks saab esialgu südamega Pärnu juht Kristel Woltenberg, kelle 2026. aastal vahetab välja EKRE esindaja. Nad roteerivad linnapead oma keskis ja tead sa, miks see on hästi naljakas minu meelest? Sellepärast, et
see on kasulik ainult esimesele ja mida lõpupoole sa selles rotatsioonis oled, seda raskem on sul saada linnapeaks, sest teistel võib tekkida tunne, et äkki nüüd on aeg kaasata Reformierakond. Et see on nagu geniaalne diil, kui sa oled kõige esimene. See on kehv diil, kui sa oled kõige viimane, kes peab linnapea olema, siis sa ei saa olla linnapea. Enne sind tuleb Reformierakonna linnapea. Oleks hea, kui saaksin minagi olla linnapea, aga kahjuks tuli Reformierakond. Ja nad annavad edasi, siis linnapea koha annavad EKRE-le ja siis samal ajal Keskerakond hoiab volikogu esimeest enda käest, siis Korobeinik hoiab enda käest seda, tema see kõige soliidsema diili võib-olla. Ja miks nad nii otsustasid? Ma ei tea, miks nad nii otsustasid selles mõttes, see on minu meelest äärmiselt naljakas lahendus, mida täiesti ennekuulmatu minu meelest. Euroopa Liidu eesistumine põhimõtteliselt. Jah, ongi, Pärnu eesistumine on see, mis on nagu cool. See on, kui see toimib, siis see on üliäge. Ei, see on üliäge ka siis, kui see ei toimi, sest see on nagu nii naljakas. See on, sõge lahendus minu meelest. Kuulge, aga see on selleks korraks kõik. Kui te tahate meid toetada, siis patreon.com/suvariik tuleb iga 2 nädala tagant uusi asju välja. Sellel esmaspäeval räägin mina Märdile Edgar Savisaarest ja Aleksander Kovkinist ja nende ühisest perefondist Šveitsis. Ja mina räägin ka teises podcastis politsei asju ja ma praegu tahan teile rääkida ka sellest, et heal sõbral väga heal koomikul ja selle teise podcasti partneril Aleksandr Popovil tuleb tegelikult tuur. Stigmast Sigmaks, mega nimi kusjuures, ma pean ütlema. Mul on kahju, et ma ise ei tulnud sellise nime peale, aga Popov tuli. Ta räägib seal, see on koostöös pikema sõpruse päevaga ja meeste tervise kuu raames teeb seda, aga materjal on tugev ja tal tuleb 13. november Tartus Genklubis, 15. Rakveres Rakvere kultuurikeskuses, 20. novembril Tallinnas Uues Laines, 21. Viljandi konservatooriumis ja 22. Pärnus Nooruse majas. Ja Fientas saab pileteid osta ja minge kuulake ja vaadake Popovi. See on tal tõesti südameasi kohe, see tund. Ja ma ise ootan küll põnevusega seda, et saaks kuulda seda täisversiooni. Ja Tatari 64.2 ootab karakterpaar teid lõbusalt aega veetma. Just nii. Ja suur aitäh, et ära kuulasite, see on Suvariik. On küll Suvariik. Tšau! Tšau!